ma tegelikult tahaksin arvata kinni sellest viimasest ettekandest Liisi sellisest mõttest ja küsida, Maris, sinu käest, et kui me räägime sellest järelevalve iseotsustamise õigusest, no siin oli juttu sellest, eks ole, et kui palju võtab aega, kui esiteks järelevalve pöördub maakonna inspektori poole, et kui kiiresti ta vastuse saab. Teine küsimus on see, et kas suurem autonoomia aitaks parema tulemuseni, kui sa tead, et su vastutus on suurem? Üsna mässumeelne ja üsna autonoomne ka, et mõlemad nagu korraga ja vahel isegi liiga vahel mõtlen ka, et ma nüüd olen tegelikult juba ületanud nagu sellised oma head piirid. Aga ma tegelikult, vahel kipub isegi olema nii, et keegi küsib mingi küsimuse, tegelikult järelevalve esimene standard vastus peaks olema see, et aga mis on projektis kirjas, aga miskipärast endal peab olema see, et hakkab kohe ise lahendusi pakkuma. Et ma ei tohi ennast tagasi, et ma vaatan projekti ka. Palun mitte tegevus juba ära võtta. Aga ma arvan küll, et vastutus on nagu oluline ja autonoomia on ka oluline, et ma ei tea, kas selle suurendamine aitab, et tegelikult on terve hulk asju, millega me tõesti, ma isegi ei vaevu nagu pöörduma Muinsuskaitseameti poole, mulle tundub, et see ei ole nagu mingi nagu suur põhimõtteline küsimus. Et kui näiteks, ma ei tea, ühe loonetüübil võivad olla nii krohvitud korstad kui krohvimata korstad. Ja projektid on ühtemoodi, hiljem selgub, et omanik tahaks õudselt mingil põhjusel teistmoodi. Ja see tegelikult ei ole nagu mingisugune nagu, et see ei riiva selle arhitektuuristiili ega midagi sellist. Samal ajal on muidugi, ma arvan, see kõige põhine see, et kui ikkagi endal on mingi kahtlus, siis kõige lihtsam on ikkagi üle helistada, eks ole, et tegelikult see, et kui sellega autonoomia antakse, see ei võta sult ära võimalust kellegi käest küsida. Kus on see piir, see autonoomia piir, et mida sa võiksid ise julged otsustada ja millal sa peaksid pöörduma ameti poole? Et see on minu mõelest hästi keeruline seda piiri tõmmata, aga mulle tundub, et kindlasti sellised, ma ei tea, avatäidete muudatused on nagu üks koht, kus ma ikkagi peaaegu alati kooskõlastan. Kui on mingisugused suuremad tarinduslikud muudatused ka kindlasti. Kui on nüüd tegemist, ma ei tea, värvi muutusega, siis ma pigem kooskõlastan arhitektiga ja omanikuga, sest ma arvan, et see ei ole muinsuskaitses, et nagu mingisugune üüratu küsimus, kas me värvime beežiks või kollaseks, et ütleme helelilased toone väldime, aga et võib-olla tõesti siis see, ma ei tea, äkki on siis tagasipööratavuse koht või see, et kui sa võtad vastu mingeid selliseid suuri otsuseid, kus nagu ei, mis mõjutavad väga oluliselt kas visuaali või siis selle mingisugust säilivust või tagasipööratust. Äkki see joon jookseb kuskilt selle pealt. Aga see on väga keeruline öelda, kus see täpselt peaks olema. Jaa, see on kindlasti keeruline ja ma tahaksin nüüd küsida Tanni käest, kes on restaureerimise peal Mihkel, aga ma tahaks küsida uute materjalide kohta. Et enamasti, kui tehakse ettepanekuid projekti muudatusteks või tööde käigus, siis tihtipeale tulevad need ehitaja poolt, kes soovib saada mingisugust lihtsamat lahendust, vahetada materjali või mingisugust kaasaegsemat sõlme kasutada, mingit tootja sõlme näiteks. Mis sa siis ütled, et kuidas see siis järelevalve otsustusvõim või pädevus sellisel juhul on? Jah, hästi lai palett. Alati tekib see tunne, et see üks väike sõlm on maailma kõige tähtsam asi selle mälestuse puhul. Aga nagu te ise ka väga hästi teate, et siis tuleb teha paar sammu tagasi ja mõelda, et mis on selle konkreetse mälestise väärtuslikud detailid. Mis on see kõige tähtsam osa sellest osast. Ja siis tuleb järgmine kiht, et kui palju meil on, et kõige tähtsam osa on väärtuslike detailide ajaloolise materjali säilitamine. Just nimelt säilitamine. Ja järgmised ülesanded või küsimused on juba kraadi võrra lahjemad. Et see, kuidas me koopiana mingisugust osa tagasi nõnda nimetatult restaureerime, enam nii tähtis ei ole. Ja
ja esteetika kohta muidugi ülitähtis, et kui me räägime kiriku katuse konstruktsioonides, kus kõik need olukorrad on meil, eks ole, järgmised 100 aastat ka veel silme ees, eks ole, et siis sealt ei tahaks küll teha ühtegi tagasisammu. Kui tegemist on kinnise sõlme ja lahendusega, siis ma ei välista ühtegi materjali. Materjalid kui sellised on kõik väga head. Kõige tähtsam on see, et kui palju me tunneme neid materjale, et kui palju me usaldame neid materjale. Ja siis tulebki seda eelkõige ohutust hinnata. Nii et hästi ümmargune vastus, et me oleme imeasju lubanud ja mõne koha peal ei tahaks üldse midagi lubada. Aga kõik see võiks selguda ikkagi koostöös ja läbirääkimist, et inimesed suhtlevad, arutavad ja teevad selle konsensusliku otsuse. Mitte nii, et muinsuskaitse lihtsalt ütleb, et nüüd nii on ja kogu lugu. Et see peab olema ka loogiline, et ärge jätke ennem järgi, kui teile tundub, et seal on loogika taga, et te ise sellest aru saate. Ja kui me räägime siin sellisest olukorrast, kus on esiteks ehitapoolsed ettepanekud, aga kui me räägime muinsuskaitseobjektidest, siis me võime olla kindlad, et meil tuleb ka selliseid muudatusi ette, mis on ju tingitud nendest tööde käigus avastatud olukordadest, et kas leiti mingi detail, mingi väärtuslik tarind või hoopis leiti, et midagi on nagu palju kehvemini, kui üldse algul arvati. Et ma küsiks siis Liisi käest, et kui see on nagu selline pidev muutuste protsess, eks ole, kus on ühelt poolt omaniku ka mõnikord muutuvad soovid, ehituse käiku, seda on nähtud. Objektil olevad igapäevase tööde käigus leitud muutused, pluss veel siis ettepanekud projekti nagu õgvendamiseks. Et kui palju siis peaks olema seal ikkagi see järelevalve kohalik otsus ja kas meil oleks võimalik neid asju kuidagi eelnevalt kirja panna? Kas meil on võimalik üldse neid asju, seda piiri fikseerida või see on igal objektil nii erinev, et seda ei ole võimalik kuidagi fikseerida? Et kas on võimalik teha mingisugune juhendi moodi asi või on kõik objektid nii erinevad, et sellest ei oleks mingit tolku? Ma arvan, et need põhimõtted ma tõin tegelikult selle sama autonoomia osas välja ka, et kui arvestatakse midagi, millega ei ole ennem arvestada saadud või ei osatud teatud, et siis tegelikult peaks korra tõenäoliselt see asjasse puutuvate hulk inimesi kogunema ja maha istuma ja vaatama, mis see endaga kaasa toob. Et on neid nüansse, kus see polegi endaga midagi kaasa toon, sest et on võimalik lihtsalt võtta see teadmiseks, võib-olla teha mõned dokumenteerimise jaoks mõned fotod ja see jääbki nii, aga kui see puudutab selliseid nüansse, et näiteks on avastatud väärtuslikud viimistluskihid tsoonides, kus sinna tulevad märjad ruumid ja need hävineks, siis on ka viimaste aegade üks näide, kus ka ruumiprogramm projekteeriti ringi selle tõttu. Omaniku soovid võivad muutuda ajas, aga need tavaliselt muutuvadki sellest, kui midagi on oluliselt parem või oluliselt halvem. Et omaniku tahab ka endale kõige mõistlikumat lahendus saada ja ehitaja soovid samamoodi, et temal on nagu arvestatud mingi nüansside, kavade, plaanidega, et kui väga läheb nagu teise nii-öelda arvestusse see kogu kalkuleerimine, et siis tema ju üritab nagu hakata leidma lahendusi, et üldjoontes kokkuvõttes võibki öelda, et kui on nagu väga suured ratsimise või nii-öelda kokkutõmbamise vajadused või ka oluliselt halvem pilt või oluliselt parem pilt, et siis peakski tõenäoliselt omanik, ehitaja ja järelevalve kogunema ja kui ka puudutab nii-öelda see MUKS paragrahv 60 ehk siis see väärtuslikud leiud, detailid, konstruktsioonid, et siis peaks meid ka kaasama, et need võivad tuua nagu selliseid suuremahulisi asju, aga et seda, et millal täpselt mida kokku leppida, et see avakoosolekul peakski need asjad olema kokku lepitud, et nendel hetkedel saadakse kokku ja võib-olla ka see
ja see kvaliteedi või selliste nagu ootuste osas see töö, lappide või proovitööde nagu teostamine on nagu väga hea mõte, et seda meil praktikas on nagu noh, erinevalt aga see võiks olla laiem nagu praktika. Ehk siis teisisõnu mõningad asjad saab ikkagi nagu kuskile kirjutada juba mingisugune põhimõttena sisse. Aga räägime. Aga ma natuke sekkuks siia veel. Et me täna räägime väga palju muinsuskaitse järelevalve, siis suhtleb ametiga, omanikuga ja ehitaja. Tegelikult restaureerimisobjektil on väga suur roll arhitekti, tegelikult kes selle projekti kokku paneb. Ja tegelikult kõik muudatused on tegelikult kooskõlastatud arhitekt. Ja arhitekt peab selle kooskõlastama, siis võtab omanikuga muinsuskaitse järelevalvega ja siis siin on ametini välja. Et see arhitekti roll on tegelikult restaureerimisobjektil väga suur. Ei, ma olen sinuga täitsa nõus, Mart, et siin ongi see asi, et lust ja rõõm on teha muinsuskaitselist järelevalvet, kus on ka autori järelevalve olemas, et on olemas arhitekt, keda nagu ka huvitab, mis tema projektis edasi saanud on. Aga vahel juhtub nii, et sul on lihtsalt objekt, kus arhitekt on projekti teinud, omanik on näiteks tülli läinud ja seda arhitekti sul lihtsalt ei ole. Ja siis juhtubki see, et hakkavad igasugused need küsimused nagu sulle maanduma, et aga mis värvi me ikkagi värvime selle, sest ehitaja ei taha tegelikult värvi valida, mõnikord omanik ka ei taha. Et mõnes mõttes sa võid selle ju tagasi põrgatada, aga kui on väiksem objekt, siis mõnikord on mõnes lihtsam ära teha. Sõltuvalt siis nagu enda kompetentsist, eks ole, et ma võib-olla värvitooni või isegi kohati julgem valida, mingisugust tehnilist sõlme jälle ei julge anda, et mõnel teist võib-olla näiteks vastupidi, eks ole, aga ma olen selles mõttes nõus, et arhitekti roll on nagu ülisuur ja see info liikumine on nagu vist vastastikune, et vahetevahel võib olla ka nii, et tõesti seal järelevalve laua taga tulevad mingid juba head mõtted, et arhitekti ennast võib-olla ei ole järelevalve laua taga, aga siis saad jälle arhitekti nagu kaasata sinna uuesti või tõmmata, et kuule, et meil tuli nüüd siuke mõte, et kas saaksid seda nagu lahendust proovida või edasi arendada. Ja ma tahtsin täiendada ka, et mul on nagu praktikas nagu kahte sorti näiteid, et on nii, et need suured avalikud hooned või keskmiselt suuremad avalikud hooned, mis meil maakonnas on, et need lähevad ju tavaliselt hangetesse ja hangetes on nüüd lähteülesandes, et kas ehitaja või töövõtja on eraldiseisev ja siis tööprojekti koostaja, tööjooniste koostaja on eraldiseisev või siis ehitaja võtab endale vastavalt siis vajadusele tööprojekti koostaja. Ja seal on nagu väga suured erinevused selles. Ja tihtipeale võib ka nii olla, et see eelprojekti või põhiprojekti koostaja ei ole sama, mis on tööprojekti või tööjooniste koostaja. Et seal tulevad erinevused sisse. Ja näiteks ka nii, et kui ei ole lepingutes sees, et on autori järelevalve, siis tegelikult selle projekti, ei põhiprojekti ega tööprojekti autori järelevalvet ei olegi, et sisuliselt võtavadki vastu otsused omanik, muinsuskaitse järelevalve ja pädevusega ehitaja. Et see on nagu meie autoriõiguse teemade osas hästi siukene kitsaskoht, et muinsuskaitselised need ei ole nagu, need objektid ei ole nagu täisautorlusega, sest et nad on juba ju nii kihistusega, et nad sisuliselt peaks olema autoriõigusega, aga need ei jõua sinnamaani ja et kui uute objektide puhul, nende staararhitektuuri objektide puhul räägitakse igast kruvi peas ja kõiges kaasa nagu ka arhitekti tasandil ja vorbitakse ja töötatakse välja sõlmesid ja kõiki nüansse, siis kuidagi see meie kultuuripärand on nagu justkui kõigi ühine koht, kõik räägivad kaasa, kõigil on oma arvamus ja autorid nagu justkui vahepeal kiputakse ära unustama, isegi meie tuletame meelde, et on aga autor olemas, mis autor arvab, et see on siukene nüanss, millega me puutume kokku väga erinevalt. Mälestistel peab ikka raudselt olema ikkagi arhitekti järelevalve igal juhul, et see võiks olla isegi kuskil nagu seadusesse pannud. Aga võt praegu ei ole. Et see on meil kitsas koht, et võib-olla nagu suurtes keskustes ja teadlikumate omanike poolt on nagu projekti tellimisel juba sisse kirjutatud, aga meil väiksemates piirkondades see ei ole nii ilmselge. Ja siin on tegelikult üks nüanss veel, et kui on tegemist näiteks riigi objektiga või omavalitsuse objektiga ja tehakse riigihange,
siis väga raske on praeguse süsteemi järgi ka näha ette seda autorjärelevalvet. Üldjuhul ikkagi on hangetes peaksid olema. Jah, aga sellisel juhul tuleb teha juba selline hange, kus on see nähtud ette juba, et ehitaja tellib selle. Sest et kui see jäetakse nagu hiljem, siis on jälle selline lugu, et peaks justkui valima nagu absurdne olukord, kus peaks justkui valima nagu hinnapakkumiste alusel, eks ole. Kuigi tegelikult autorjärelevalvet saab ju teha ainult autor, eks ole. Ja tegelikult ehitaja ei saa ka seda autorjärelevalvet tellida, tegelikult peab omanik selle tellima. Peab tellima, aga ma ütlen, kui omanik on riik või kohalik omavalitsus, siis lihtsalt tuleb seda asja kuidagi teistmoodi. Kas siis projekteerimishankida? Koos projekteerimishankega hankida seda. Just, see on see projekteerimishankida. Jah, aga seal on ka nüüd see kaugus, et tihtipeale, nagu sa tead, Eestis on nii, et sul projekteeritakse 1 aasta, vähemalt avalike objektide puhul, aga ehitamiseks, kas raha üldse jagu, keegi ei tea ju veel. Kas järgmine aasta selleks objektiks või ülejärgmine või ma ei tea, millal see ehitab. Jah, ja et selles mõttes just need avalikud objektid on selle koha pealt keerulisem. Aga ma tahtsin, kui jutt oli väga olulisest objekti autorist, et arhitektist, siis tegelikult seal projektil, eriti juba siis nagu põhiprojekti ja tööprojekti faasis on veel üks väga oluline autor ja selleks on insener. Olgu siis ehitusliku konstruktiivse poole pealt või siis eri nende osade insenerid. Et tahaks küsida nüüd Üllari käest, kes käib ka üle Eesti neid erinevaid objekte vaatamas ja just selle inseneri poole pealt nõu andmas, et kas ja mis osas on sul tunne, et peaks olema ka parem kuidagi inseneripoolne järelevalve objektil või siis nii, nagu me rääkisime autorjärelevalvest või ei ole vaja? Omaniku järelevalve on see, kes seda inseneri poolt eriti peab vaatama. Ja ma arvan, et kandevõime ja stabiilsuse kogu selle osas omaniku järelevalve hoiab silma peal, see on tal lohutuse ja kõige muu kaalutlustel nagu nii kohustuslik vastutada kogu selle meeskonna eest. Aga võib-olla vaeslapse osas on ehitusfüüsika, et kohati otsustatakse lahendused projekteerimisel küll ära, siis neid tahetakse muuta ja isegi projekteerimisel mõnikord tehakse lihtsamad arvutused, võib-olla võetakse mõni tüüplahendus, aga kuna need mälestised on väga mitmekesised, siis ideaal oleks üldse testimine, arvutused, ma vihjan siin mõnevõrra seespoolsele soojustamisele, niiskusrežiimile, võib-olla mõnikord ka need vundamendi kapillaartõusud, hüdroisoleerimine, et seal on nüansse, mida alati ei saa lahendada tüüplahendusega, lihtsustatud arvutusega, mis jätab pooled tegurid arvesse võtmata. Ma jagaks niimoodi, et on see konstruktiivne osa, mis pigem on kõikidel arusaadav ja prioriteet ja teine pool on see ehitusfüüsika ja nagu Liis välja tõi selle niiskusohje, siis see võiks olla rohkem teadvustatud, see on tulnud viimasel aastakümnel rohkem teemaks, ma arvan, aga arenguruumi on veel. Kui me nüüd lähme edasi sellest autori järelevalve teemast, mis on muidugi ka selline teema, kus võiks palju rääkida, aga ühesõnaga see on laias laastus vist ikkagi selline teema, mida peab, nagu sa ütlesid, tellija tellima ja tihtipeale muinsuskaitsejärelevalve ei saa sinna midagi parata, kui seda ei ole tellitud lihtsalt. Et siis tuleb lihtsalt sellest olukorraga kuidagi leppida ja välja tulla sealt puhta nahaga. Siin saab amet sekkuda juba, ei tohiks minna ilma autorjärelevalve töösse. Muinsuskaitseseaduses ei ole sellist nüanssi, millest me saaks juhinduda. Me saame väga hästi juhinduda muinsuskaitse järelevalve ettepanekutest.
ja tegelikult me tunnetame ju need olukorrad alati ära, et kui projektist minnakse, tuleb uus lahendus, siis tegelikult me ju saame aru, et siin oleks vaja ka kooskõlastada autoriga seda. Võib-olla, eks ole, mingisugused väiksed, et selle piiri me tegelikult tunnetame ju inimlikult ära. Tegelikult, kui natuke laiemalt võtta, siis saab vastutada ehitusseadustikust, mis ütleb, et ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt. Et see tegelikult dikteerib ette, et tegelikult ei saa järelevalve väga mingit suurt soolot seal teha objektiga. Et kui see asi on lahendamata, kaasa arvatud ka konstruktiivne pool, et siis tuleb kaasata ikkagi pädevusega konstruktor, kes siis selle projektlahenduse üle hindab. Ja seda igal juhul. Ja tervikuna, ei tea, minu arvates oleks loogiline see, et kõigepealt teostatakse mälestisi või mingi muud väärtusliku objektiga uuringuid. Selle alusel tehakse korralik projekt ja selle korraliku projekti alusel, mis viiks, ütleme, selle üllatuste leidmise, tuvastamise nagu miinimumi peale, et selle alusel tehakse ehitushange, et ilmselt saab tellija ka oluliselt soodsamalt need tööd tegelikult tehtud, kui ütleme, ehitajal siis ehitusprotsessi käigus, kui ta näeb, et ta on nagu monopoolses seisus, saab üks või koha, mismoodi neid lisatöid hinnastada, et ilmselt oleks tegelikult selline mõistlik lähenemine. Iga kogemusest on see väga kasulik tegelikult omanikule ja ehitajale, et kui on olemas see autori järelevalve, sest näiteks siin samas oli üks katuse sõlm, võeti lahti, ei vastanud projektile, siis Viljandis mõisa peal ma kasutasin seda, et ma vaatasin trellingu peale selle katuse sõlme, räästa sõlme üle, mis oli vaja lahendada, joonistasin koha peal käsitsi paberit selle lahenduse, panin allkirja, järelevalve vaatas ka samal nõupidamisel üle ja läks töösse. Ei olnud vaja mingisugust ajakulu üldse mingid täpsustuste peale, et alati arhitekt saab koha peal alati otsustada ka, et teeme selle asja nii või naapidi ja ei ole vaja mingid joonised eraldi, vaid piisab niisugusest skitsist. Ja see tehakse koopia, läheb aruandesse. Selliseid arhitekte on vähe, kes koha peale tulevad, annavad lahenduse ja otsustavad. Enamus läheb sügab ennast kuu aega ja siis ütleb, et me kohe tegeleme. On küll nii, jah, sealt ei tee. Ja mis on muidugi veel on see, et hästi palju ikkagi mulle tundub, et nagu ka mõtted muutuvad ajas, et sa võid teha korraliku hea projekti, aga kui sa hakkad ehitama mingi 5 aasta pärast, siis vahepeal on juba kõik teadmised muutunud, praktika muutunud ja mõnikord mingid asjad ka, isegi ka muinsuskaitse lähenemine võib-olla muutunud, et asjad, mida 10 aastat tagasi isegi mitte ei kaalutud, täna öeldakse, et miks ka mitte, on ju. Et selles mõttes jälle diskussiooni avamine iseenesest ei ole halb, aga selge see, et see peaks ka nagu arhitekti töölauale jõudma. Aga ma tahtsin lisada selle ettepanekule, mis me oleme ise ka kaalunud, et võib-olla lubadagi esimeses etapis väheväärtuslike hilisemate kihistuste eemaldamine, et siis pääseks nendele väärtuslikule konstruktsioonidele juurde. Me oleme seda isegi ärgitanud omanikke tegema, aga on situatsioone, kus omanik ei ole sellest huvitatud, sest see hoone on töös, kasutuses, kogu see projekteerimise etapp, mis võib-olla kestab aasta 2-3, et see, tal ei ole alternatiivseid pindasid selleks ja see, kui ta summa summarum lööb kokku selle kulu, kus ta paralleelselt peab üleval mitut hoonet ja tegeleb kõige sellega või siis see tuleb see ootamatud olukorrad, et minul üks konkreetne omanik ütleski, et tõenäoliselt siis me polekski selle töö lõpptulemuseni jõudnud, sest et kui need kõiki päevakorraline info oleks selgunud algstaadiumis, siis nad oleks selle maha hüünud. Et selles osas, et siin on nüansid, mida tuleb ka arvesse võtta, et me alati seda ka eritingimuste koostamisel eelnevalt või selles esimeses faasis ärgitame. Nad kaaluvad, kas sellega saab kaasa minna ja kui see ei ole võimalik, siis me lihtsalt aksepteerime, aga ega see ei ole meeldiv jah, et kui tulevad üllatused, et see võib-olla projekteerija on juba lõpptulemuse jõudnud aastate pikkuse protsessiga, ta peab hakkama ümber tegema, ehitaja on arvestanud hankes mingite asjadega, tuleb ümber kalkuleerida, omanikul on üllatused, meil on lisatööd, ega see on niisugune nüanss, et aga alati ei õnnestu. Aga mida sondaažidega ei pea hulluks minna, et iseenesest on võimalik nii ka teha, et see
puu kui selline on ikkagi kasuks võimalik. Näiteks ühe objekti näitel ei olnud, et selles mõttes, et tehti sondaaže, aga need asjad ei tulnud sealt välja, kus tehti, et see oleks tähendanud kogu seinapinna nagu augustamist, et need olid nagu nii paljudes kihtides kaetud ja nii et lihtsalt ei avaldunud. Mulle ka tegelikult tundub, et selline uuringute tegemine siis, kui see tegelikult hästi ligi ei pääse, on nagu kohati suhteliselt ajaraisk. Et sa, just see, et sa tegelikult ei tea, ega sa ei näe, sul röntgen silmas ei ole, et sa teed kuhugi sinna kipsi all sisse augu, aga sul pole halli aimu, ega sa tegid selle augu nagu enam õigesse kohta, et kui sul kipsid on maha võetud, sa poleks ilmaski selle koha pealt hakanud uurima, eks ole. Ja teil teine küsimus, see omaniku soov, et palun tehke hästi väikesed ja nii, et ei oleks pole. Jah, just, et see on nagu keeruline, mingeid asju on võimalik, aga see on alati see, et sa saad nagu mingisuguse esmase tunnetuse, et sa tegelikult ei saa päris adekvaatset infot, et samamoodi fassaadi uuringute tegemine. See on ka arheoloogia on ka tegelikult sama teema, eks ole. Et sa teed need eelsurfid kuskile ja siis arheoloogid ütlevad, aga et siin ei ole meil midagi nagu väga huvitavat, aga siis kui tuleb kohale ja hakatakse kaevama, selgub, et seal on nagu matused või midagi, eks ole, kõik ehitustööd lükkuvad lihtsalt terve suve edasi, mis on nagu õudusune nagu kõigile. Et siin ma tahtsin meenutada ühte olukorda Hiiumaal Suuremõisa peahoone aasta 15 tagasi. Ja härra Jaan Vali tellis uuringud, igaks juhuks, laed ja seinad, maalingute uuringud, 60 ruumi. Ja paluti, et teeme ikka nii hästi, kui vähegi oskame. Ja siis tehti kõigis 60 ruumis sondaažid. Üle kuu aja. Ja tulemus oli see, et praktiliselt ei leitud mitte midagi. Ja siis kui tööks läks, siis oli kõikides ruumides maalingud. Ja siin ei olnud küsimus rahas ega eks ole hangetes. Meie parimad tegijad tegid nii hästi, kui oskasid, ei leidnud. Et see on täitsa inimlik, see lihtsalt mahud võivad olla nii suured. Rütelkonna hoones ka see suur plafoon. Ka seal tehti uuringuid ja ka ei leitud, eks ole, juhti. See on hästi tüüpiline, et sa et kui sa uuringuid teed, sa tegelikult sa tahaks ikka näha seda seina nagu tervikuna, sellist lupaugust läbi vaatamine. See ei ole uuringu tegemine, tegelikult see on ennustamine. Aga see ei tähenda, et uuringuid ei peaks tegema? Ei, üldse mitte. Henri, kas tahad mul veel mässata siis? Mässad. Kas meie hulgas on keegi, kes tegi järelevalvet Rakvere selle Pärdi muusikamaja? Rakvere muusikamaja. Sa mõtled seda Uku-aru ja kirikut, jah? Ma vaatasin seda, ma pole kohal käinud, aga ma vaatasin ETV saadet, kes tegi ilusa ülekande selle avamisest ja seal jäi väga teravat silma arhitektide, sisearhitektide rõõmus ilme. Me tegime vastupidi muinsuskaitsele. Olete tähele pannud seda saadet, kus muinsuskaitserigu ja eritingimused nägid arhitektid leidsid ja uurisid seda alusmaterjale ja olid rõõmsad, et nad leidsid selle profitud fassaadi, selle ilusa valge maja, mis nüüd on, aga et see läks vastuollu kõik muinsuskaitse nõuetele ja mingisugust muud parandust muinsuskaitse poolt ei tulnud, et kas see on kooskõlastatud või mitte. Kas seda on muinsuskaitse teil olnud arutelu selle koha pealt, et see paev, ma saan aru, et eritingimustes oli nagu ette nähtud paevassaad säilitada. Torn ei olnud ka, tornid peavad jääma madalad. Praegu on see kõrged tornid. Tornid olid ka madalad ja arhitektid tegid nii nagu õigeks pidasid ja see ei tea tulemus, aga muinsuskaitse oli nagu vastupidisel arvamusel. Aga nad tegid ikkagi vanade kotli jooniste järgi, mida nad leidsid kuskil, see algmaterjali järgi tegid. Aga see on kooskõlastatud muinsuskaitses või see läks lihtsalt tihti me saame seda teada alles peale tööde lõppu, et suure tõenäosusega on seal järelevalve aruanne veel
tulemata meile, et me ei tea, mis on tehtud. Aga äkki see oli vastu eritingimustega, mitte projektiga või? aga see on see, et rahvale jäi mulje, et näed, muinsuskaitse oli vastu, aga näed, arhitektid said hea lahenduse. Muinsuskaitse pidi selle projekti ju kooskõlastama, asjad, enne te olete ise arhitekt, saate ju aru. Ma arvan, et selle vastuolu eritingimustega, et ilmselt alguses arvati ühte, siis arhitektid sukeldusid projekteerimisfaasis nagu süvenesid materjali ja leidsid. Peeter juba avas läpaka, et vaadata registrist üle. Väga hea. Küsimus on selles, et seal ei olnud nagu muinsuskaitse, lihtsalt jäigi nagu see arvamus nagu, ja ma vaatasin ka seda sama saadet. Meil ei ole praegu lihtsalt maakonnanõunikku siin, nii et uurime järgi ja anname sulle teada, kuidas see lugu oli. Aga ma tahtsin veel ühte teist teemat puudutada. Aeg läheb jube kiiresti. Kui me oleme, ütleme, teeme objekti, siis ju on selge, et seal ei ole ainult muinsuskaitsenõuded. Muinsuskaitsenõuded moodustavad tihtipeale nagu ainult ühe väikse segmendi erinevatest nõuetest, et meil on seal terve hulk erinevaid nõudeid, igasugused standardid, normid, mis on väga erinevatest valdkondadest, puudutavad seal jäätmekäitlusest kuni tuletõrje nõueteni. Ja nüüd üks selliseid valdkondi, kus tihtipeale ka jooksvalt objekti ehituse käigus igasuguseid uusi mõtteid tekib näiteks Päästeametil, et kuidas üht või teist asja võiks konstruktsiooni või evakuatsiooni pääsu lahendada. Kuidas teil sujub koostöö Päästeametiga? Kas on mingi täid nippe? Üldjuhul, kui inimene on reaalselt ka objektil, siis alati leiame lahenduse. Et kõik need ebakõlad tekivad siis, kui inimesed ei suhtle. Üks saadab kirja, teine saadab kirja edasi, aga kui saadakse päriselt objektil kokku, siis alati leitakse lahendus. Mulle ei meenu praegu ühtegi kohta, kus ei ole leitud lahendust. Et kokkuvõttes tulebki teha samme tagasi ja mõeldagi selle sama loogika peale, et mis on siis kõige tähtsam. Kõige tähtsam on, ta säiliks. See, mis on väärtuslik, see säiliks. Et me ei pea paaniliselt teda eksponeerima. Kui me suudame säilitada, siis on see miinimumprogramm ka juba. Aga siin on kohe konkreetne näide, kus Päästeamet nõuab ajalooliste ukse suluste eemaldamist, kuna ei vasta evakuatsiooni teema. No, aga ma toon kohe näite sellel teemal. Just hiljuti oli ühe restorani hoone evakuatsiooni pääs teiselt korruselt, blankuks, väärtuslik, seal oli veel karplukk sepis, mis loomulikult Päästeametile ei meeldi, kuna see ei tööta hästi, isegi kui ta korrektselt tööle panna, ära õlitada, aga ei vasta sellele lihtsale lähenemisele. Ja ilmselt ka mitte evakuatsiooni suunale. Ei, suunale ta vastas. Karplukk on ju seespool. Jah, aga mõtlen uks avanes sisse selles poole. Mõttes, ma nüüd ei tea, kas ta seespoolt on selles mõttes avatud. Ei, uks avanes välja. Teiselt korruselt trepimademele. Et selles mõttes ukse suund oli õige. Aga see lukk neile ei meeldinud. Päästeameti järelevalve spetsialist helistas mulle ka, lisaks maakonnanõunikuga konsulteerimisele, et mis teha. Ja mina pakkusin välja, et see vana karplukk jääb sinna, see võib olla töökorras kasutatav, selle jätame lahti ja paneme sinna lihtsalt uue teise lukku, mis nende nõudeid rahuldab juurde. Kõik on säilitatud, kõik on ennistatav ja kõigi nõuded on täidetud. Jah, me peame leppima selle uuega, sest avalik hoone, me peame tagama ka turvalisuse samal ajal. Et ma arvan, et niimoodi diskussiooniga ja lihtsalt vaadates nendele detailidele näkku tulebki neid otsuseid teha. Kas karpluku augul lasid ka kibu panna? Mis asja? Luku auk läheb läbi ukse, eks. Ja no seda küll, seda nüanssi ma ei tea. Meie näiteks üks näide, mis on ajalooliste kiibuste servariivide, messingus servariivide eemaldamist nõudis. Mis põhjusel? Passiivukse tahtsime ajaloolise servariivide säilitada. Aga kuna see oli evakuatsiooni tee, seal peab pannud peale kõikidele standardile vastav riiv, siis need messingliigid me pidime eemaldama.
kas see oli sellel põhjusel, et ta võib minna see nagu... keegi võib jah juhuslikult ikkagi seda ukse otse sulgeda ja see võiks olla uus siis sellele evakuatsiooni. Äkki oleks mõnikord sellisel juhul selline lihtne lahendus, et panna sinna üks abikruvi, fikseerida see riiv ära ja... No vot, siis on kommunikatsiooni viga, ma arvan. Tegelikult sõltub väga palju inspektorist. Erinevates maakondades on täiesti erinevad nõudmised. Minule tundub, et vaat see on täpselt see koht, kus muinsuskaitseline järelevalve ei pea ise kaklema. See on see koht, kus sa kutsud muinsuskaitse maakonnanõuniku kohale ja kutsud tuleviikunõuniku kohale, las nad vaidlevad omavahel ära. Ja me tegelikult oleme meie lahenduse ka, kuidas see lugu lõppes siis niimoodi, et me tellisime Inglismaalt kõikidele standarditele vastavat messingu peale pandavad riigid. Sest lihtsalt Euroopast me ei leidnud Euroopa ruumis sellised, mis sobisid. See probleem tegelikult on veel laiem ju, et ei ole ju ainult päästeamet ja muinsuskaitse, on veel tervisekaitse ja nii edasi. Ja väiksematel objektidel, isegi suurtel tervisekaitse ei tule üldse kohale, ei kooskõlasta mitte midagi. Ja mul on mitu objekti nüüd järjest olnud, et tuleb üks suur pikk piste, mis on 100 punktist koosnev ja kõik on vaja ringi teha, eks. Ei arhitektid ei kuigi palju nad kooskõlastavad, eks. Aga ikkagi seal on väga palju neid probleeme ja ei saa neid niimoodi, nagu te ütlete, et tuleb kokku kutsuda, eks. Nad lihtsalt ei tule. Ja kui sa ütled neile, et pärast on selline probleem, saadad eelmise objekti see probleemide nimistuga ette, et on ohtu meil, eks, võta sa ehitaja seisukohalt või võta sa järelevalve seisukohalt, nad ei tule. Nagu vanasti tehti, et Artšuk ja Dubovik tuli ühte ruumi panna, enne välja ei lase, kui on otsud olemas. Ei saa kõiki kokku. Aga kas see puudutab veel mingisuguseid ameteid või see on spetsiifiliselt selle... Siis, kui tegemist vist toitlustuse ja... Ei, koolide puhul ja tuleb kõik üldkasutatavad hooned tuleb kohale. Pärast tuleb meil millegi pärast. Kutsud enne ei tule. Kool saab valmis, siis 3-4 kuu pärast tuleb omaniku käest selline piste. Aga nad projekti vaatavad? Seda ma ei tea, ma ei ole. Aga ei. Ja siis kui ütled, et tule nüüd, et 2 kuud enne tule kohale, ei, meil ei ole selleks kohustust, kui me tahame, siis me tuleme pärast. Kasutusloa menetlusega kõigis? Isegi peale kasutusloa. Samamoodi selle ligipääsetavusega. Valdise kloostrile tulid, tegid kontrolli, kirjutasid 40 lehekülge mulle, et trepid ei vasta normidele ja kõrgustele ja teed ei vasta kõik sellele ja kokkuvõttes võitlesin mitu kuud enne, kui sellist on. Tuleks kõik enne ehitusloa andmist kõik omavahel nendel instantsidel selgeks vaielda, sest vastasel juhul ju eriti üldkasutatavate hoonete puhul ju raisatakse tegelikult maksumaksja raha. See on nagu fakt. Aga mis see soovitus oleks, kuidas seda sõlme vähendada? No, täpselt nii mõtlen, et arhitekt peaks ikkagi või projekteerija koos külastama nende instantsidega ära, siis allkiri peaks maksma siis. Aga tegelikult minu meelest ehitusregistri menetlustes omavalitsused ikkagi kaasavad neid ameteid tervikuna, et Päästeamet, Muinsuskaitseamet on tihtilugu, Terviseameti osas ma nüüd võib-olla pakun nagu sisetunde järgi, aga... Tegelikult loogiline oleks, et eks ole, et need, keda kaasatakse kasutusloa menetlusse, on ka need, keda kaasataks kooskõlastamisse. Et selles mõttes sama Terviseamet, keda sa siin mainid, kes tegi sulle nimekirja, et kas siis need nõuded, mis ta esitas, olid siis projektis lahknevad või need olid täiendavad, et see on ilmselt ka oluline küsimus. Tavaliselt nii ühte kui teist. Ta on ikka vist täiendavad rohkem. Sest mõningaid asju projektis ei ole. Vahe on teine, kuskil on mingi pulk puudu, kohati pole üldse piired, kohati pole trepil lastme kõrgus, mida iganes. See on muidugi ka paha, kui trepil pole üldse piiret. Pandustel ei ole piiret, on muidugi sellised olukordi ka. Seda küll, jah. Aga siit ongi tegelikult see küsimus, et kui meil on nii palju erinevaid nõudeid, me tihtipeale mõned nõuded saame rahulikult ja koostöös lahendatud, mõnede puhul jääbki natukene nagu vastuolu, et sul on näiteks, ma ei tea, suitsu mingid ärastusluugid katusel, mis meid ei rõõmusta või mingisugused suured suitsutorud või tuleb mõni kena ajalooline uks ohverdada, eks ole, või
mingi auk seina teha, eks ole, avalikel hoonetel, et seda on ette tulnud. Aga et kui te nüüd vaatate tagasi nendel objektidel, kus te olete käinud, kas te teeksite ise mõnda asja teistmoodi? Võtate näiteks paari viimase aasta mõned mingid olulisemad objektid, kas seal teeksite seda, ütleme, sellist suhtlust või noh, mis puudutab neid erinevaid nõudeid, midagi ise teistmoodi? Sa mõtled näiteks selle eriosasi? Jah, näiteks, jah. Jaa, ma alati imestan, kui ma käin Soomes, siis nad suudavad, eks ole, selle Erki Noo lippab liivakasti, selle nad suudavad teha niisuguse väikse. Ja meil ei ole mitte mingisugust varianti, eks ole, et standarditest välja tulla. Et mälestiste puhul ka soomlased käituvad ja niimoodi, et tegelikult nad ka mälestistel tagavad selle, et päriselt inimene saaks hädakorras majast välja. Aga ei lähe sinna mõõtma, et sul on siin 2 sentimeetrit puudu ja sealt on 3 sentimeetrit puudu ja see silt peab olema täpselt 14 millimeetrit kõrgem, eks ole. Ja täna need inimesed, kes julgeksid otsustada Päästeametis, jooksevad kõik eest ära. Et seda tahaks küll, seda praktikat. Et ma vaatasin just ühe mõisa, jällegi suure mõisa ukse kõrvale on tekkinud punane silt, meeskonna sisenemine. Suur punane silt. Ja kus naiskost siseneb? Ja ma kujutan ette, et sellel on üks väga konkreetne määrus taga, mis on kuskil vastu võetud. Ja kus juures tõesti, sest et tema on ju Hiiumaal, eks ole. Aga tuleb ikka loota kõige paremat, et leiame need inimesed, kellega päriselt rääkida. Aga üldiselt oleme meie need, kes teeme tagasi samme. Et lubame need augud ja vaatame, et enamus väärtusest ikkagi alles jääks. Et see, kas 100% väärtuslikust detailist säilib, oleks tore, aga kui täitsa punnseis jääb, siis me üldjuhul ikkagi reastame need väärtused ja proovime leida seda keskteed, jah. Maris, mingi inspireeriv näide? Näidet ei tule, aga tuleb see, et selle tagasiastumise peale, et tegelikult ju üsna selline tavapraktika on selline vorsti vastu kauplemine. Et ehitajal tekib tunne, või omanikul, et siit tahaks midagi ratsida või tahaks kuidagi teisiti teha. Ja siis käib, ma arvan, et kõik olete seda kogenud, et käib ikkagi see, et vaadake, me siit teeme nüüd nagu paremini, kui te oleksite eeldanud, aga andke meile siit selle koha pealt järgi. Et mis mõnes on ju ka, ma arvan, täitsa okei, et ma ise ka oma tellijaid nagu mingi koha pealt näiteks julgustada, et vaadake, et see võib teile tunda, et see ebaoluline asi, aga olge nüüd head, teeme siit, anname nüüd nagu maksimumi. Sest selles mõttes, et meil ei ole mingisugused asju, mis meid takistaks, aga siis teil on teile võimalik mingi teise koha pealt minna ju rääkima, et näete näidanud oma head tahet, et näete, et me ju tegime selle ja selle ja selle ja omast vabast tahtest säilitasime need ja need ka, aga võt näed, me siit tahaksime nüüd seda järeleandmist saada. Et eks see ongi selline nagu natuke kauplemise koht. Ja see viibki meid sükse väga olulise teemani, mille eriti ei ole nagu peatunud, aga ilma milleta meil ei oleks üldse põhjus siin koguneda, ehk siis tellija või omanik. Et kuidas siis tagada niiviisi, et see omanik, kes tellib ju, eks ole, muusika, kuidas teha niimoodi, et see omanik mängiks rohkem nagu meie viisil. Et kuidas seda tagada? On teil häid soovitus? Minul on selles osas hea näide, et meil päris suured omanikud on omavalitsused. Me teeme iga aastaselt selliseid süsteemseid kokkusaamisi koostööpäevi. Me vaatame nendele kuuluvad mälestised üle, vaatame, mis on tegelikult nende seis, mis on nagu tööd, mis vaja ette võtta, mis nemad tunnevad, mis nad nende suhtes tahaks ette võtta ja me katsume nagu juba niimoodi nügida ja tugida ja kui nad ka
seal jutuvestluse käigus poetavad nagu eriarvamusi nende väärtuste ja nende üldse nendest arusaamiste osas, et siis me ikka natukene nagu teeme sellist silmaringi teemat ja ennetustööd vaikselt, et kui päriselt need olukorrad kätte jõuavad, et siis nad oleks juba meie paadis. Ja üldiselt ma arvan, et nad päris palju on ka juba meie paadis, et tulevad nüansid tõesti võib-olla majanduslikest küsimustes, et väärtuste küsimustes, noh, mul ei ole niisugust täiesti vastandumist olnud. Aga sa räägid praegu omavalitsusest? Kui omanik, jah. Aga kui me räägime eraomanikest? Eraobjektide osas on ka, et me ju tegelikult käime neid mälestisi nii-öelda korraliselt paikvaatlemas, nende seisundid vaatamas, et me omanikega katsume võtta need väärtused, ajaloolised nüansid, võib-olla nende põnevad sellised seosed nende objektidega, et me nagu juhime tähelepanu väärtustele, sellele pärandile iseeneses, et kui ühel hetkel on vaja nagu jõuda selle nagu mingi restaureerimise, remondi, renoveerimistöö juurde, siis nad oleks samamoodi juba nagu eelhäälestatud või meiega nagu koostööpartneritena, mitte et meie lähme sinna mingeid asju nõudma ja suurelt nagu peale suruma, vaid et ääri-veeri niimoodi, et pigem selline silmaringi ja koolitamise, nõustamise teema on nagu see taustal kogu aeg. Mina olen tunnetanud ka, et eraomanikud võiks lihtsustatult jaotada 2 rühma. Ühed, kes on motiveeritud oma mõttemaailmast nagu edasi minema, ja teised, kes ei ole. Teiste kohta ma toon lihtsa näite, et ostis puitmaja ja siis, kui oli kokkusaamine ja hilisemad arutelud, siis tuli selgelt välja, et tema tahab elada ainult kivimajas. Seda juba ei muuda, seda juba ei motiveeri ringi. Aga need, kellega saab diskuteerida ja saab arutleda, nendel müüb kõige rohkem see, kui sa seletad ära, mida saab teha lihtsamini, odavamalt, või siis puidu puhul näidata, et see tumedaks tõmmanud puit on väga heas korras. Ta teeb kuskilt mingi proovi või saeb ja näeb ja osadel on laudvoodri kohta see tunne, et kui värv on maha kulunud, praguliseks tõmmanud, et see tuleb kindlasti välja vahetada. Aga kui teha sealt üks lõige või natukene lihvida, kõik on jumala hele, nii nagu värskelt, ja siis jõuab kohale see, et võib-olla saabki lihtsamalt, et lihtsalt nagu läbi füüsilise näite või kogemuse omanik õpib ise, saab lihtsamini. Jah, kuldsed sõnad, ainult suhelda. Rohkem suhtlust. Ja hea oleks, kui suhtleja õigel hetkel, siis kui omanik on valmis juba ise ka kuulma, et esimesed tunnid tuleb ikka ise kuulata, siis et oleks ka mingit nõu anda. Ja see ongi meie ainuke võimalus. Tegelikult muid võimalusi ei olegi. Ainult suhelda ja püüda näida pädevana. Ja see suhtlus on väga oluline. Meil on sellist kogemust tihti, meil siin käivad omanikud või kliendid, kes tahavad midagi näiteks Maalinnas osta, et mis selle majaga võiks teha ja nii ja naa ja ühes käis seal muitsuskaitses ära ja vaata, mis nad räägivad, et kas on ja siis tuleb sealt see klient varsti tagasi. Ma sain aru, et ma polegi omanik. Muitsuskaitse on omanik, kes kõik asjad. Ma tohiks ühe küsimuse, et mina olen siis sellises kohas, kus on väga palju ehitismälestusi ja meil on mõned sellised aktiivsed naabrid, aktiivsed on siis jutumärkides, kes alustavad kas siis põlispuude mahavõtmisega või siis välisseinte lammutamisega alati reede õhtul, sest kui Muinsuskaitseameti tööpäev on lõppenud. Et mis nagu Keskkonnaametil näiteks on telefon, kuhu on võimalik helistada, et kui on tõesti sellised, ma ütlen, et maja päris ei põle, aga peaaegu, et mida siis sellises situatsioonis teha? Muinsuskaitseametil päris sellist ööpäevarikset valvet ei ole, eks ole, nagu sa mainisid selle looduskaitse inspektsioonil, kes on nagu, eks ole, käivad seal jõgede peal neid salakalastajaid küttimas, et ega seal üks variant on, et kui teil on isiklik kontakt,
näiteks muinsuskaitse järelevalvena soovitan isikliku kontakti seada sisse oma maakonna inspektoriga. Võib-olla see aitab. Võib-olla ta Kuidas suhtute sellesse, kui me helistame maakonna inspektorile laupäeviti? Meile helistatakse, kui me kuuleme, me võtame vastu ka. Tegelikult on, meil on detektoristi teemad on meil laual, meil on ka põlengu teemad, ootamatud tormid, kahjud. Et tegelikult meil on töötelefon 24/7 sees, iseasi on see, kas me parasjagu on see täpselt meil nagu ihuliige või mitte, aga kui meil on võimalus, me võtame vastu ja helistame tagasi. Jah, et selles mõttes... Ja tegelikult on olnud juttu ka, et meil tuleb võib-olla selline üldtelefon ametisse, aga see ei ole nagu nii konkreetselt paigas. Jah, seda on räägitud, aga see kõik võtab vahendeid ja erinevalt Keskkonnaametist on Muinsuskaitseametil vahendeid vähe. Aga me oleme mõelnud seda peale, et see võiks olla abiline, sest jah, see, et Muinsuskaitseamet või nõunikul, maakonna nõunikule ka ööpäeva ringselt nädalavahetuseti helistatakse, et see teeb ka võib-olla kohati töö raskeks, aga ma ütleks, et ega neid selliseid töid, nagu just kirjeldati, liiga palju ka ei ole. Ja ütleme nii, et kui on põlengud, siis ikkagi kas, ma ei tea, mina või keegi meist saab selle info kätte ja me saame omavahel seda infot vajadusel jagada, nii et ja enamik meie nendest mobiiltelefonidest on avalikud meie koduleheküljel ka. Ja tegelikult ka isegi kui võtta mobiili kaudu, et ka Facebookis nagu, kes teab, tegelikult kiirelt ja pildid saadab edasi, et kui töötelefon on nagu ka kuskil laua peal ja isiklik telefon on näiteks peresündmusel kaasas, et siis tegelikult jõuab info ikkagi kuskil on. Suhtlus on muidugi oluline, väga oluline, aga mina näen, et nendes tagasisidedest omanikelt eriti haldajatelt seda probleemi, et inimesed, tellijad, kes ei ole muinsuskaitsega üldse kokku puutunud ja on see probleem, et muinsuskaitse nõuab muidugi enda tõekspidamistele vastavaid lahendusi, aga ei selgita ära, mis on selle lahenduse ja kaasaegse lahenduse vahe. Ehk näiteks 2 raami laken, vesi jääb 2 raami vahele, lumetõkkeid ei lasta panna, lumivärvi ei saa kaltsuga puhastada, eks. Need peaks selged olema neil selle otsuse tegemise ajast. Mitte nii, et pärast tullakse jälle ehitaja juurde või järelevalve juurde, et kuulge, muinsuskaitse ju soovitas mulle. Kuidas nüüd on nii? Et see on niisugune, millega pidevalt puutud kokku. Et oleks hea, kui te suhtlete, siis ka seda teist poolt neile räägite, et mida see tähendab. Kaasaegne inimene on paljuski nagu arvestab sellega, et kui on nüüd just remont tehtud või uue maja saanud, siis see lahendus on tal igavene. Tema ei pea hooldama ega haldama ega mitte midagi tegema. Aga tegelikult ju see ei ole. Uue majaga on see lihtne. Aga just nende lahenduste puhul, mis puudutab muinsuskaitset, seal on see mängumaa ja kõik on lai ja nendel tekib nagu selline illusioon. Ja pärast seda lahendada on pärast ehitajad. Aga see on sul õige ja tegelikult siin on, ma tuleks tagasi selle Kalvi mainitud jutu juurde, mis puudutab katuste värvimist. Et seesama asi, et kõikidel töödel oleks ka mingisugused hooldusjuhendid kaasas pärast seda, et see on ka asi, mida peaks tegelikult ehitaja käest nõudma. Et see omanik tõesti saaks aru, et ta peab ju selle akna üle värvima selle aja pärast ja või vähemalt, ma ei tea, vihmavrenn iga 2 korda aastas puhastama ja nii edasi. See kõik on õige ja seda juba ehitajad teevad ja see dokumentatsioon annakse. Aga siis objekt saab valmis ja siis see vaene tellija või haldaja saab selle kätte selle paki ja loeb selle läbi. Ups, kas tõesti nii, nüüd ma olen maja ori. Tuleks ma seda enne tead, ma oleks selle maja maa või. Elaks kuus ajal. Enne ta ju teadis seda põhiprojektis. Põhiprojektis on kõik täpselt kirjas. Ja kui ta on põhiprojekti tellinud, siis järelikult me arvame, et see on tema soov. Aga ma mõtlen, et kas seal on vahet, et kas see on vana maja või uus maja, et inimene on nii selle maja ori, et selles mõttes, et uus maja saab valmis, seda tuleb ka hooldada. Ja aga oluliselt suurusjärgu võrra vähem.
aga projektis on hooldusjuhend kirjas, täpselt teada, mis ta tegema peab, enne tellimist. No kahjuks kaasaegsed projektid, noh see on natuke teine teema, aga nad lähevad kogu aeg lahenduste poolest viletsamaks ja nõuete poolest rikkamaks, eks. Et see on selline fakt ja seal ei ole kirjas seda, et kaheraamilisel aknal jääb kaheraami sinna raami ja lengi vahele vesi või et lumivärvi ei tohi pesta või et kui lumetõkkeid ei pane, siis kukub ta sulle see lumi sealt ülevalt pähe. Selliseid asju ei ole seal kunagi kirjas. Jah, ja siit me jõuame muinsuskaitse järelevalvele. See on muinsuskaitse järelevalve kohustus. Nõustada omanikku. Ei, sa saad mingis ulatuses seda ju nõustada, aga et selles mõttes tähendab, mulle tundub, et mõlemas jutus on nagu iva sees, et kui sa näed järelevalvena, et mingi lahendus on ebatoimiv, ehk et noh, ma ei tea, sa saadki aru, et see asi ei saagi toimida. Siis on see koht, kus peaks tegelikult selle diskussioonina avama ja toomegi lauale, et kulge, et see vist ei ole hea lahendus. Et see on kooskõlastatud läbi läinud ja kõik on õnnelikud. Aga teistpidi on mingid asjad, mille puhul ma arvan, et ei hakka ütlema, et kaheraamse akna nüüd võib vabalt vahendada ühe raamse vastu, sellepärast, et seal esineb seda nagu raamatuvahelist viiskust ja kondentsi ohtu, eks ole. Et tõesti, et kuidas nagu neid ootusi juhtida, et siin on võib-olla tõesti see ootuste juhtimise küsimus, et miks siis omanik peaks tahtma sellist asja, kui see on nagu ebamugav, ebapraktiline edasi, et mis on see nagu võlu või boonus, mis ta sellest saab, et ta siis näeks seda nagu positiivset külge ka. Et praegu on tõsi see, et me räägime, et see on väga ajastutruue ja nii edasi, aga et võib-olla see, et need ootused teada, et need ei ole kõige mugavamad need lahendused ja et parim energiatõhususe lahendus on villane sokk, eks ole, et seda vanas majas, et seda võib ju ka öelda. Järelevalve saab alati soovitada, aga soovitada, et külge maha. Järelevalve ehitaja räägivad need teemad lahti küll, aga siis tekib sellel omaniku selline trots ja see ajab selle asja, selle suhtluse täitsa sassi ja noh, ma ütlen, algfaasist peaks sellega tegelema. Nii projekteerija, arhitekt kui ka muinsuskaitse. See on tõsi. Võtame siis arvesse. Tänan kõiki vestlusringist osavõtjaid. Aitäh teile. Ma loodan, et teil oli huvitav päev siin ja ma loodan, et me sügisel jätkame. Nii, aga aplaus meie